Kell on hommikul siis 8:45 ja võiks olla selline periood, kus väga paljud inimesed tööle ruttavad. Me läheme proovime hommikul siin sõita läbi mööda Paldiski maanteed linna poole, et vaadata siis, kuidas näeb välja see hipodroomi ristmik ja selle hipodroomi ristmiku liiklus. No siin me jõuame praegu Mustjõe gümnaasiumi juurde Paldiski maanteel ja siit siis hakkavad juba esimesed autode read paistma, mis liiklusvoolus väga tihedalt ei liigu. Teetöömasinaid on siin juba päris korralikult tee äärde ritta pandud. Kuna mul aimu sellest liikluskorraldusest siin ei ole ja praegu liigub edasi 2 rida ja kaasa arvatud ka bussirida, siis juhid seisavad kõik siin vasakupoolsemas reas, et ilmselt tundub, et see rida on siis mingisuguse märgilise tähendusega, vähemasti mingid märke vahetult enne seda, kuhu ritta või mis read alles jäävad, väljas küll ei olnud. Nüüd olen jõudnud siia peaaegu ristmikule välja ja mitte ühtegi liiklusmärki ei ole siin väljas, et kuidas ja kuhu hoida selleks, et kuhugile liikuda. Pärast Pirni tänavaga ristumist tuleb sõidukeid järjest juurde, aga midagi hullu ei ole. Maa poolt tulek võttis siin hipodroomi ristmiku ületamise korral aega nii umbes 5 minutit, nii et absoluutselt see ei ole mingisugune probleem. Siin on nüüd näha seda teist poolt, et pigem just linnast tulev suund on suhteliselt üle uputatud. Liiklus on keeruline ka Paldiski maanteel just suunaga linnast välja. Ristmikul olid hommikul reguleerijad ja see aitas. Kui käisime ka eile lõunaaeg seal, jah, lõunaaeg toimis kenasti. Õhtul oli ikkagi tipptunnil ummikuid ka taksopargi poolt tulles ristmiku suunas. Et seda me oleme ka ette ennustanud, et kui muidu tavalisel tööpäeva lõpul on ka seal ummikud, siis sellises olukorras on kindlasti ummikud oluliselt suuremad. Aga olemegi seda kommunikatsiooni selle poole pealt ka ju teinud, et inimesed mõtleksid oma teekonnad läbi, mõtleksid alternatiivsed teekonnad kellaajaliselt, et võimalusel ka hipodroomi ristmikut nii-öelda vältida või vähendada seda koormust seal. Tegemist on antud juhul tööde esimese etapiga. Uued muutused tulevad alates juunikuust ja need on kohe suuremad. Juunikuust läheb siis linnast väljuv suund Paldiski maanteel kinni alates Mooni tänavast kuni Merelahe teeni, kus siis hakkavad suuremad sorti kaevamistööd ja nagu Tallinna Vesi on ütelnud aastakümnete suurimad veekollektorid sadevee ära juhtimiseks, mis sinna maa sisse paigaldatakse. Ja meie eesmärk ongi olnud, et ühe suure töö raames saaks kõik kommunikatsioonid uuendatud, sealhulgas vesi, kanal, side, elekter, valgustus, et kuni sinna pealiskatteni välja, mis tagab selle turvalisema liikluskeskkonna tulevikus, selgema liikluskeskkonna ja ohutuma nii-öelda kõikide liiklejate jaoks. Tuleb olla pidevalt valvel, sest liikluskorralduses võib muutusi ka jooksvalt ette tulla. Reguleerijad kasutatakse seal tipptundidel veel paar päeva ja muudetakse ümber ka vooritsüklid, kohandades neid vastavalt uuele olukorrale. Kui peaks aga liiklustihedust muutuma, pole võimatu liikluskorraldajate tagasitoomine ristmikule.